Ma näitan teile, millised need tänased imelised toidud välja näevad. Tere tulemast tagasi meie kanalile! Jälle meil on imetore eriline külaline Liisa! Ja kuna meil nüüd on, siis tundub tavaks saanud siin kallite külalistega koos väga maitsvaid toite maitsta, siis seda teeme ka täna. Nagu te näete, meie ees on lauake end katnud millegi imelisega. Tegelikult mitte, tegelikult on tegemist erinevate beebitoitudega. See konkreetne, mis mul käes on, näeb täiesti tülgastav välja. Kuna meil on mõlemal ühevanused pojakesed, sinu Nikolas on 7 kuud. Ja Uku on ka 7 kuud ju tegelikult, Uku on lihtsalt natuke vanem. Siis nad mõlemad söövad lisatoitu, mida me neile siis lahke näoga ette paneme, eks ju. Aga ega me ju ise tegelikult ei tea, kuidas need maitsevad, eks ju. Palun ei. Emalikult, südamlikult, osavõtlikult oleme täna võtnud ette ja meil on siin 10 erinevat beebitoitu. Ja meie hoidjaprelli on ette panin need kaussidesse, kirjutas numbrid juurde ja me hakkame neid nüüd maitsma ja ära arvama, mis on mis. Nii et Liisa, ma annan sulle lusika ja alustame siis, me vist ei pea isegi numbrit, näe, siin on number 1. Number 1 on midagi lillat, ma vist ei saa väga hästi näidata, see voolab kausist välja. Nii, aga palun, proovige. Minge, see ei näe väga ohtlik välja, siis tundub, et see on midagi puuviljast. Vana ja ploom. Ploom või? Ma arvan küll, või mingi segu või? See on okei. Päris hea tegelikult. Ma ei niimoodi endas. See on ploom, jah? Kahtlema. Või mustikas. Ploom? Hea on. Anette, mis number 1 on? Mustika õunapulli. Musti, ma ütlesin, see on munast. Vaata, see on see, et me oleme tegelikult ebavõrdses seisus, sul on 3 last, mul on 1. Ma oleks pakkunud mustikas jõun, aga siin praegu täielikult saboteeriti. Seda on meie majapidamises ka tarbitud tegelikult juba. See on väga hea. Ma oleks võinud seda palju rohkem siia praegu. Number 2 on midagi sellist kurkumikarva kollast. Sa vanaraks. See on mingi köögiviljapüree. Ma vist tean, mis nagu täiega praegu asi niimoodi tehdab. Siin on porgand sees. Porgand ongi see, mis hullult ajab seda paisema. Ei ole üldse vastik. See on porgand. Ongi porgand ju. Midagi peab veel olema. Ma ütlen, et kas see on porgand ja kartul või lihtsalt porgand? Või porgand ja kõrvits? Jah, ma tahtsin öelda porgand ja kõrvits. Ma ütlen porgand ja kõrvits. Ma olen kostist, jah. Porgand kartuli on. Meil oligi porgand kartul. Teist ka ära ei arvanud. Porgand kartuliõun, okei. See on siuke valge kallerdav ollus, number 3. See on nagu see mädarõigas. Ja et see on nagu võdisev. Oh my god! Lord Jesus, take the wheel! See on nagu pasteet, lõhnab. Ema, sul lõhnab nagu pasteet, see on nii rõve. Siis ma arvan, et seal peab mingi liha No. Ei ole kahjuks pirn. Nagu koeraga kassitoit veits, need nagu see kaledisega pasteet. Ja, see on nagu koera kontsert. See on just mingi kana. Oid päris... Palun vabandust, Uku! Külm ka. See on siuke eli, siuke kana ilmselt midagi ka. Ma arvan, et see on kana... Täiesti vaataks mu silmad jooksevad. Kas see võib puhas kana olla võtta? Ei usu. Ma arvan, et see on kana ja riis. Kana ja riis või? 40 prossa kana ja siis natukene riisijahu. Kana ja riis. See on natuke jäsuke jahune. Ma sain 1 punkti, aga ma ei ole selle punkti üle väga rõõmus. Natuke jäsuke jahune aftertaste on. Aga ma ei vihanud seda üldse. Sa ei vihanud seda üldse või? See oli napilt kõige vastikum asi, mida kunagi söönud, enam ma ei tea näida, see oli õudne. Aga järgmine on midagi lillat ja ma loodan, et siin osaleb kas ploom või mustikas, ma saan selle õudse maitse suust ära, see on number 6. Number 6 tuleb nüüd. Ploom. No see on kindlalt ploom. Nii hea. Aga vaata, beebidele ei tundu hapu. Me oleme magusega harjunud, nemad tunnevad seda. See on nendeks nagu värske, esmakordne. See on nii palju parem. On ploom, jah? See on ploom.
hea. All right. Väga hea. Next up. Number 5. See on midagi oranži, mis näeb välja nagu porgandipüree. Aga ei lõhna nagu porgandipüree. Mingi nagu püree või selle. Püree. See on püree lõhnaga. See on, ma tahtsin öelda nagu puuliapüree. Kui hea. Mu lemmik. See on mango või? On või? Oota. Yes, ei oota. Tood, oota. Siin on banaan ka. Mango ja banaan. Number 5 või? Ei, 5 jah. See oli siit jah. Õun, banaan, porgand. Ma tean mitte midagi. Kutt, känkel lihtsalt. See oli hea tõesti. Vaat siin saab meelde, et kohe vist nagu osta endale. Ega seda võiks jumala vabalt nagu süüagi, ma tean. Okei, no see ei olnud üldse mango. Nii. We really suck at this nagu. See on jälle mingi porgandi, mingi värgeldus, ma juba tunnen. See on mingi siuke oranž juurikas, jah. See ei ole porgand. Minu peal, mis on? Mulle ei maitse üldse see. See võiks olla kartul. Aga vaata, mis värvid on. Kartul ja kõrvits. Ei, kartul ja mango. Ma olen suht kindel, et see on magus kartul. Pataat. Kas number 4 on pataat? Jesus Christ. You so smart. See võib olla ka seotud seega, et mina selle pataadipüree sinna patta panin. Võib-olla tõesti, ma ei ole Number 7 on kollane. Ollus. Vedel on teistest. Haput. Tundub olevat. Mango. Seekord on mango. Number 7. Ma olen sulle veits veel. Me võime selle tuugi pärast vahepeal sisse tõmmata. Jumala hästi, et lastele on. No jumal, ma ei taha. Känkel. Mine koju. Et läheb põnevaks. Vaat see näeb välja siuke, nagu kõik oleks selle korra välja oksendanud või kakanud. Siin on... Aga lõhn ei ole nii paha, nagu sellel kanal oli. See on jah suht juurikane siuke. Aga siin on, vaata, mulle tundub, et siin on õli sees, sest et ta on siuke tükiline, vaata. Osades beebitoitudes on rapsiõli. On või? Rapsiõli või? Ootab seedimist. Aga see on jumala hea. Võidus see kana, aga see kana oli tülgastav, aga see on väga hea. See on hästi tükiline, kas see tõesti on juba? See ei ole pluss. Kui soojendada, siis ta tegelikult ei ole tükiline. Mis on palju parem kui see kana. Mis asi see on, ma üldse ei kujutate? Mingi liha on maits. On või? Ma siin on mingi liha, kas veise liha, porgand, kartul. 8. Ütlen koostis üle. No ütle. Porgand, kartul, veiseliha, riis, brokoli. Brokolit ma ei nii tundnud. maitset on, kui see on nii klassu sees on. See on täielik pläust mu meelest. Ta oli suht pläust ja võib-olla soojendada, see oleks parem. See on äkki midagi magusa. Number 9 on siuke nagu jällegi palju paksem. Sorbeti tekstuuriga. See on ülirõveda, see näeb nii hea välja. Tõsiselt ka, see on nagu täiesti ulme. Mis asi sa oled nagu? Vaesed lapsed, mida me oleme teinud oma lastele kõik need aastad? No mina täpselt. Sinul on veel võimalus ennast kohe alguses parandada. See on ikka tõsiselt halb hais. See lõhnab nagu keegi oleks selle korra juba ära söönud ja... Mitte naljaga. Oh my god. Siin osaleb kõrvits, ma ütlen. Lõhnast ma ütlen, et siin osaleb kõrvits. Võta nüüd punsu ära, hakka hellitama. No kõrvitsa püree ju. On või? Kõrvitsa mingi riis, kõrvitsa kukkus. kõrvitsa kartul. No midagi tärklisest, jah. Aga see lõhnab küll üllatavalt pahasti. Rüvedalt kohe lõhnab, vabandust välja. Oleks võinud ära süüa selle, siis ei oleks kleidi peale läinud. Last but not least. Või siiski least, arvestades milline ta välja näeb. Oh issand, jälle mingi õline, mingi plünn. Ära muretse, ma ühtlustan selle sinu jaoks ära. On jah. Soojaks ei hakanud ajama. Kas soojendada tahaks? Nii tähtis külaline ta ikkagi ei ole. Hakkaksin elektrit kulutama soojendamise peale. No nii, ma lasin sulle ei haise. Okei. Aga Okei. mis asi see on? Võta veel. Võta. Nüüd ei ole midagi. Võta, mida väike Nikolas peab iga päev tead topitale. Linnukene tee sulle.
nüüd on? See ei ole kohutav. Jahune värk jälle mingi aga maitse ei ole nii kohutav nagu see valgel kummil, mis me enne sõime. No sinus oleb kindlasti kana. Veits mingi plastiliinile siuke Kana. koostis ja Kana, porgand, kartul, riis. Ei, riisi pole, võib-olla on. Number 10. Mingi jahune toode peab riis ja olema. on ka kõrvits. Porgand, kartul, kana, riis, kõrvits. Et oligi porgand, kartul, kana, riis. Kõrvitsat ma ei arvanud näite ära. Väga impressive. Palun rohkem mitte. Aitäh, õht on täis! Mis me siis võime kokkuvõtteks öelda? Kokkuvõtteks võime öelda seda, et puuviljapüreed on väga maitsvad. Mida siis on? Oota, ma otsin selle purgi üles. Lihtsalt mine pekki, mitte kuna, vabandust kõik nagu hipimaale tooja ees minu südamlikud vabandused. I don't hate. Inimene nagu 4 kuud on siin maailmas olnud ja nagu ta on siin pattudest puhas, eks ju. Ja siis sa paned tema puutumata süütusse suhu, paned seda räigust lihtsalt, sellist valget kallerdist. See on kõige õudsem. Ei ole üldse nii õudselt. See on kohutav, nalja teed. Riisiga värgid olid hullemad, need veise ja särgid värgid. Vaata, meie maitsemeeled on ju rikutud suhkrust ja soolast ja piprast ja me tegelikult võib-olla ei oskagi neid maitseid sellistena hinnata, nagu nad tegelikult on. Aga muidugi puuviljapüreed on super head ja tegelikult miks mitte ise ka süüa vahepealaks nagu neid puuvilja smootid lihtsalt. Absoluut. Aitäh, et vaatasite ja kui te selle nüüd beebitoitudega veideldamise juurest soovite edasi liikuda millegi vähe sisukama juurde, siis minge Liisa kanalile, mille te leiate infonupuke sealt ja seal Liisa, kes teeb oma kanalil müsteeriumi videosid, esitas mulle 3 konspiratsiooniteooriat, millest 1 oli siis tõene ja 2 olid valed, eks ju. Ja vaadake, kuidas mul läks, kas mul õnnestus ära arvata. Ja mis seal ikka, kui et suur aitäh, et sa tulid. Aitäh. Ja teiega kohtume järgmises videos. Ja jumal, nüüd on kõht täis, vaata, ja koduteele asuda. Okei, sõbrad, tšau! Tšau!